Tere tulemast tagasi meie alasti aususe seeriate videosse. Tänases teises osas me räägime siis haigusaegsest elust. Okay? Kui esimeses osas me rääkisime elust enne haigust, siis täna me avame teile haiguse riigisaladused, räägime meie tavapäevadest, meie ekstreemsetest olukordadest, kuidas see mõjutas meie suhteid lähedastega, puudutame ka haiglas oleku teemat ja väga palju erinevaid teemasid veel. Okay. Ja kuna tänane teema on kindlasti meie jaoks kõige selline pikem võib-olla teema, et millest võiks rääkida väga pikalt, siis lähme kohe asja juurde. Kiire tutvustus siis uuesti, mina olen Anna-Liisa. Liisi ja Elis. Nii, lähme siis kohe asja juurde. Ei, kui me vaatame tagasi, mis olid need esimesed märgid võib-olla, mis näitasid juba haiguse mõtteid, et võib-olla need märgid, mis me panime tähele ise ja kui me nüüd tagasi vaatame, et nüüd me oskame vaadata nagu targema pilguga võib-olla. Nii, Liisi. See, kui ma olin algklassides ja ma tahtsin alla võtta või siis, kui ma hakkasin kaloreid lugema ja panin selle siis miinimumkaloraaži, mis sai olla ja see oli ikka nagu liiga suur minu jaoks. Jah, ma arvan, need on need kaks põhilist. Okei, Elis? Ja nojah, kalorite lugemine kindlalt, sest et miks peaks üks teismeline lugema kaloreid. Ja üldse see, ma mainisin eelmises videos ka, et ma ei ole kunagi olnud väga spordiinimene ja see, et ma hakkasin järsku nagu kuidagi sporti tegema nagu päeva pealt, see oli ka veits nagu minu jaoks või nagu tegelikult teiste jaoks ka veider, see oli ka üks märk. Jah. Ja me esimeses osas rääkisime ka tegelikult elust enne, eks ole, kus me tõime ka välja võib-olla mingeid faktoreid, mis võisid mängida rolli. Mina mäletan, kuna mina tegelesin väga tugevalt spordiga, just see teistega võrdlemine tuli mängu, et näe, tema kaalub nii palju, mina kaalun natuke rohkem, ma tahan vähem kaaluda, siis ka 3-4 korda päevas trenni tegemine, rohkem selline isoleerimine teistest, tahtsin omaette rohkem olla, sõin rohkem omaette, sellepärast, et minul tuli oksendamine väga kiiresti ka mängu ja kogu see söömine tekitas minus häbi, ma ei tahtnud teiste ees enam süüa, just selline eneseisolatsioon, mina tooks nagu selle, et kas teil seda ka esines, et tahate rohkem omaette olla? Ja minul oli küll nagu piinlik teiste ees süüa, ebamugav ja kõik sellised asjad. Et see oli ka sellest tingitud, et kuna teised juba võib-olla nägid neid märke, siis meie teadsime juba, et kuidas nemad meie söömist vaatavad, et nad juba vaatavad, et kas sa sööd ikka liiga palju või sööd sa liiga vähe, et kogu aeg see mõte meil oli, et kuidas teised hindavad meid kogu aeg. Et see tekitas sellist häbitunnet selle söögi suhtes. Mul oli just see ka, et mitte ainult see, kuidas nad vaatasid, kuidas ma sõin, aga see, et nad vaatasid, kuidas ma sööki tegin. Et nad vaatavad, miks sa õli ei pane või mingid siukseid asju. Et mul ei meeldinud üldse see, kui keegi oli köögis, kui mina süüa tegin. Ma ei tahtnud keegi kommenteeriks, ütleks, miks sa seda paned, miks sa seda ei pane. Mind nii häiris isegi see rohkem vist, kui nagu tegelikult, et kui nad vaatavad, kuidas ma söön. Sest et siis on juba mul ports pandud, kõik tehtud minu enda jaoks kaalutud asjad, vaata. Aga see, kuidas ma süüa teen, see mulle üldse meeldib, kui keegi vaatab. Et see oli väga ebamugav minu jaoks. Ma arvan, et just, et kuna selle toiduga seostuski selline häbi ja vastik ja negatiivne tunne, et võib-olla tahtsidki nagu sellest eemale saada ja tahtsidki omaette süüa või üldse mitte süüa, eks ole, sellist, et see tekitas juba nii vastikut tunnet. Okei, lähedased, kas ja kuidas nad aru said, et midagi on korrast ära? Elis, alusta sina siis seega. Aitäh teile, nii meelitatud. Mul kahjuks ma ütleks, et minul saadi päris hilja teada alles mingi 1-2 enne haiglasse minekut, sest mu ema, ta on kursis nende asjadega päris hästi ja arvestades ta töökohta, aga ta kuidagi nagu, kui sa oled nagu ema, siis sa mingis mõttes nagu kord endale, et see ei ole võimalik, et tal see haigus on, et ma kujutan ette. Või see on nagu see, et sa nagu sisendad seda endale, et ennast rahustada. Või mis on nagu, ta ei uskunud päris kaua seda, kuni ta ise lõpuks, ta sai aru, et okei, et midagi on väga valesti. Ja kuigi mul siis sügisel umbes sai ema aru,
aga mul õed mainisid seda juba tegelikult suvel, et kuule, et Elisel on natuke nagu imelik toiduga suhe, et varem ta sõi nagu absoluutselt kõik ja nüüd on nagu kuidagi vähemaks jäänud seda. Ja siis nad andsid juba EMS-ile teada, siis nad oli veits kahtlane. Ja ma ütleks, et üks nii-öelda siis pauk tuli sealt, et mul koolist helistati koju. Meil oli hästi väike maakool, kõik tundsid kõiki, kõik pidid söömas käima. Ja mulle helistati koju, et miks Elis söömas ei käi, et on paar korda lauas olnud, aga aina nüüd leiba söönud. Ja ega mu ema ei osanudki midagi vastata, ta ei teadnud, ta on õrna ema, kes ma koolis ei söö. Ja sealt oli üks pauk, sest mu ema sai aru, et okei, et Elis päriselt ei söögi nagu pikki nagu koolipäevi. Ja siis hakkas asi juba arenema, okei, kahtlane. Siis ma hakkasin natukene ise ennast avama. Ma käisin naistearsti juures, ma avaldasin emale, et ma käisin seal, et seal soovitati kaalust juurde võtta. Ja siis mingi kuskil, ma ütleks 6 aega on haiglasse minekut, mingi novembri lõpus 2020, siis mul oli beebipidu, või mitte mul, mu hääl oli beebipidu, ta oli rase, varsti pidi laps sündima ja siis olidki tema sõbrannad ja nii-öelda meie pere siis olime seal koos. Ja siis mul oli juba, ma olin füüsiliselt juba nägin nii halb välja, et pärast seda nii-öelda, kui see beebipidu lõppes, kirjutas mingi 5 mu õe, siis sõbrannad kirjutasid mu õele, et kuule, et kas Elisega on kõik okei. Ja sealt sai ema aru, et okei, nüüd on väga halvasti, et siin nagu tol hetkel ma ei olnud veel vaimse tervise juures käinud, ma veel ei teadnud, ma lähen haiglasse, aga mu ema oli väga kindel, et ma vajan nagu mingit meditsiinilist sekkumist sinna. Aga kas sa mäletad, kuidas ta reageeris, mida ta ütles? Mu ema oli nii üllatavalt rahulik, ma ütleks, ta oli väga kaine mõistus, sest ma mõtlen, kui mina oleksin ema ja ma saaksin teada, ma oleksin nagu mitte kuri ilmselgelt, aga ma oleksin ise paanikas, et kuidas see võimalik on, et kas see on minu süü või. Mu ema selles mõttes ilusti sisemiselt ta oli väga paanikas, aga välimiselt oli hästi rahulik. Ma mäletan, kui käisime seal vaimse tervise õe juures ja saime teada, et ma haiglasse lähen. Ma astusime sealt kabineti uksest välja, ma mõtlesin, nüüd tuleb mingi pikk loeng. Ja mu ema ei olnud mitte midagi, mu ema ütles, et okei, et lähme anname vereproovid ära. Ta oli nagu algusest peale mu jaoks nagu olemas, ta nagu oli minu juuresolekul siuke hästi rahulik ja ta oli nagu teadis, mis ta teeb, isegi kui ta sisimas veel ei teadnud. Et selles suhtes minu ema, ma ütlen, mu ema käitus väga nii, nagu ma loodaks, et näiteks mina käituksin oma lapse puhul. Nii et võib öelda, et see, et ta kritiseerima ei hakanud või karjuma, et see tegi selle protsessi, ütleme, sinu jaoks palju toetavamaks. Jaa, absoluutselt. Okei, Liisi. Mul on siis nagu nii-öelda 2 lugu, sest mul on seda 2 suuremat langust olnud. Esimene oli siis, kui ma olin mingi 13-14, siis ma põhimõtteliselt lõpetasin päeva pealt nagu täielikult söömise põhimõtteliselt ära. Oligi kas sa mäletad, oli sul mingi trigger ka selleks? Ehk siis mingi päästik? Ei. Aga koolis oligi me samamoodi siin mingi leivaviilukese lõunaksin ja siis panid klassiõed tähele, rääkisid klassijuhatajale, siis vahepeal tuli klassijuhataja, tuli mulle nagu suppi tõstma ise niimoodi ja kodus oli suht palju tülisi, sest et vanemad said ka nagu suhteliselt kohe aru, et ma ei söö. Siis läksime perearsti juurde, perearst suunas meid vaimse tervise õe juurde või psühhiaatri juurde, ma täpselt ei mäleta. Ma korra küsin jälle vahele, et kuidas sinu vanemad tol hetkel nagu sa ütlesid, et teil tuli jutuks ja kuidas nad reageerisid, mis see esimene reageering oli? Meil oli palju tülisi. Okei. Ja. Et pigem selline kisa ja kritiseerimine? Okei. Minu arust see on hea näide, et minul oli hoopis vastupidine nagu Liisil, et see on hea, et meil on erinevad näited. Ja siis selle psühhiaatri juures siis temaga mul väga klappi ei olnud, et ta mulle üldse ei meeldinud. Nagu, meil ei olnudki klappi, kõigil ei peagi klappi olema. Ja siis haiglasse ta mind ei pannud, kuigi ta ütles 2 korda, et kui järgmine kord veel kaal tõusnud ei ole või kui veel langeb, et siis lähen haiglasse, aga lõpuks ta mind seekord haiglasse ei pannud. Siis ma natukene otsustasin, et okei, et ma natuke nagu nii-öelda siis teesklen, kuni ma saan temast lahti. Ja siis oli isegi nagu okei aeg, ma nagu sõin, kuigi samas ma ikkagi nagu piirasin ja jälgisin, mida ma söön. Siis kui oli see koroonaaeg, tuli esimene karantiin, siis hakkas mul jällegi see ortoreksia sümptomid tulema, ma tegin mitu korda päevast trenni. Kas sa hästi kiirelt räägid ära, mis on ortoreksia neile, kes ei tea võib-olla hästi lühidalt? Kui anoreksia on siis selline näljutamine põhimõtteliselt, siis ortoreksia on see, kui sa oled hästi obsessed
ekstreemsuseni tervislik. Ekstreemsuseni tervislik Jah. selle kõigega. Igatahes mul hakkas siis ortoreksia sümptomeid tulema, ma sõin kindlatel kellaaegadel kindlaid asju, planeerisin kogu aeg. Kui oli mingi minut aega möödas, siis oli jama, onju. Aga see planeerimine, korra segan vahele, see planeerimine annab sellise hetke rahulole, Jaa. eks ole? Täiega. Jätke selline, et kui neid emotsioone nii palju, see planeerimine on siuke Jaa. rahustav Jaa. tunne, onju. Ja ma jõin see, kuidas mu vanemad hakkasid seda teist allalangust siis, või tagasilangust hakkasid tähele panema, oli see, et ma jõingi mingi 5 liitrit vett päevas ja ma tegin mitu korda päevas trenni niimoodi, et ma lihtsalt täiega higistasin ja mul oli siis pilt silme ees must ja ma nagu ei jaksanud midagi teha. Ja siis algus mu vanemad ikka nagu mõtlesid, et ei, me saame sellega ise hakkama, et me oleme sellega juba korra toime tulnud, et nüüd me saame ise hakkama. Kui lõpuks siis oktoobris pani mu ema lastevaimse tervise keskusesse uue aja või nad kirjutasid sinna ja siis anti meile aeg detsembrisse, detsembri lõpupoole. Aga siis üks hetk mu ema vist helistas või midagi sinna, et nagu põhimõtteliselt nutis telefoni otsas, et me lihtsalt ei saa hakkama, et me ei too teile detsembri lõpus elusat last, kui te meile kohe arsti aega ei anna. Ja siis meid suunati, kui ma õigesti mäletan, toiduterapeudi juurde, kelle juurde me siis läksime nii-öelda ülevaatusele. Ja ma mäletan, kui ma jõudsin kabinetti, siis mul hakkasid kohe pisarad voolama, ma ei suutnud talle ühtegi sõna rääkida, ma lihtsalt nutsin terve aja, mu ema pidi terve aeg rääkima, mu emal tulid pisarad silma, mis oli minule nii valus näha. Ja jah, ta ütles, et ta hangib meile esimese psühhiaatri aja, mis ta saab. Ja siis oligi kas järgmine või ülejärgmine päev oli psühhiaatri aeg, kus mulle pandi kohe koroonatesti aeg, sest et koroona aeg oli. Ja öeldi, et kohe, kui koroonatesti vastus on tulnud, et mul ei ole koroonat, siis mind pannakse kohe haiglasse. Ja siis oligi paari päeva pärast olin haiglas. Haiglast me räägime ka kohe natukene pikemalt. Siin võib-olla mainiksin ära, sa mainisid väga hästi, et sa teesklesid mingi aeg, et nagu lahti saada sellest. Ja siinkohal mainiks siis ära, et võib-olla vaatajad või lapsevanemad või lähedased, haige lähedased mõtlevad, kuidas on võimalik teeselda midagi ära või. Aga me kõik 3 võime öelda, et see haigus, mida ta teeb sust meistermanipulaatori, meistervaletaja. Kui ma praegu mõtlen tagasi, mis asjad ma rääkisin, mis musta ma rääkisin valgeks, see on ebareaalne. Okay? Ma olen muidu nii halb valetaja, nagu ma ei oska valetada, aga sel ajal oligi, kui mu söömise äär oli nii aktiivne. Ma reaalselt ei olnud Elis, ma oskasin nii hästi valetada. Absoluutselt. Ma võisin vaadata ka inimesele otsa ja nii, et silm ka ei pilgu. Jah. Eesmärk oli lihtsalt oma parimat sõpra, ehk siis söömishäiret kaitsta, sellepärast, et sellest rääkimine tekitas nii palju häbi, nii palju süüd, nii palju valu, et ma pigem valetan ja ma teen seda väga hästi. Nii, ma mõtlen, kuidas minu vanemad said päris alguses aru. Aasta oli minu puhul 2004, et nagu ma esimeses osas mainisin ka, et siis sellest söömishäirest nii palju ei räägitud, et teie ajal võib-olla rohkem on ja. Et keegi ei võtnud seda tol hetkel nagu nii tõsiselt või et haigusena, aga kuna mina võtsin 2 nädalaga väga suure kaalukaotuse, mingi 9-10 kilo kaotasin paari nädalaga, siis seda oli ilmselgelt näha kohe. Ja loomulikult emal tekkis mure, isal tekkis mure, aga kuna ma juba selle väikse ajaga ma suutsin juba neile valetada, et ei, kõik on korras, et mul on lihtsalt koolistress ja ma olin viimases klassis, eksamid ja kõik muud jutud, et seal oli veel mingid võistlused, et sellega ma seletasin ära, et kus see kaalukaotus tuli. Ja minu puhul, mis oli siis nii-öelda hea tol hetkel kasulik söömisääral, oli see, et ma sain 18, eks, ma olin 18, lõpetasin kooli ära, ma läksin kohe kodust ära. Mul oli juba professionaalse klubiga leping, et ma lähen võrkpalli mängima, ma läksin kodust ära. Siis oli see,
vabadus, et Jah. söömishäire, sai sellise kontrollima üle. Ja paari nädalaga ma olin juba täiesti augus, aga mul läks veel aega, ütleme 5-6 aastat, et ise endale tunnistada, et mul on reaalselt probleem. Et vanemad said loomulikult ennem aru, aga kuna ma kogu aeg ütlesin, et ei, et kõik on hästi, kõik on korras, ma ju tegin sporti, ma nägin enam-vähem okei välja, nad käisid mul isegi Soomes külas, ma olin endiselt suhteliselt kõhna, aga kuna ma seal trenni tegin, nad tulid mängu vaatama, see tahtejõud minus oli nii metsik näidata vanematele, et kurat, kõik on hästi. Ja ma panin seinast läbi, kui vaja, selle palli järgi, ja sellepärast mõtlesin, et okei, et ei ole midagi. Et need on need esimesed emotsioonid, kuidas siis lähedased said aru ja mis nad tegid. Aga kui sa läksid näiteks kodus olnud, oletame, et kas sa arvad, et sa oleks läinud nii kaugele? No kuna ma olin 18, ma olin täiskasvanud, selles mõttes nad ei saa mitte midagi teha, mida nad saavad teha. Et küll ma olen selle peale mõelnud küll, et kui ma oleks koju jäänud, oleks võib-olla vanematega koos elanud, on ju, et võib-olla need asjad oleks teistmoodi läinud, aga kahjuks õnneks ma läksin kodust ära, et söömishäire sai oma selle korralikult need juured sisse lüüa kiiremini, kui seda oleks. Nii. Räägime natukene veel sellest reageerimisest, lähedaste reageerimisest, et mis teid kõige enam häiris, ütleme selle esimeste reageeringute puhul, mis võib-olla kõige rohkem valu tegi või tõesti nagu häiris? Liisi? Ma arvan, mul oligi see, et ma tülitsesin vanematega hästi palju, aga samas ma selles mõttes ei pane neile seda kuidagi pahaks või midagi, see oli neil esimene kogemus, mul esimene kogemus. Sul ongi valus vaadata, kui su laps ennast nagu otseses mõttes näljutab. Sest nad ei tea, mis teha. Ja nad ei tea, mis teha. Ja nende emotsioonid saavad ka võitu. Ja siis, ja sõprade poolt oligi see kommenteerimine. Sõbrad samamoodi ei teadnud, kuidas reageerida. Ja siis oligi need laused, et lihtsalt söö ja nagu, sellised klassikalised laused, et No toome siis kõik need laused juba, see on ka üks eraldi teema, millest me tahtsime rääkida, et millest me vist võime lõputult rääkida. Aga üks asi, mis meid kõiki kolme vist lõhkunud ongi need just laused, et hakka normaalselt sööma. Mina toon siis enda laused, sest te saate siit järgi minna, et hakka normaalselt sööma. Kuidas sina ei saa, teised saavad. See ei ole ju nii hull asi, lihtsalt pane taldrikule toit ja hakka sööma. Kuidas sa saad nii nõrk olla? Appi. Nii, palun, jätka nii. Mingisugune lihtsalt söö, see ei ole nii raske, vaata, milline sa välja näed. Mõtle, mida sa teistele sellega teed. Kõik sellised. Mõtle, kuidas sa teise muretsema paned. Selline pidev nagu süü andmine kogu aeg. On sul veel midagi lisada? Ja ma mäletan, et kui ma hakkasin päriselt, mu isa on siuke, ta ei tea väga emtsest tervisest, ta ei ole sellega kursis, ta on väga üritanud, aga ta nagu, tegelikult, ta ei ole see inimene, vaata, kes saaks aru sellest. Ja ma mäletan, ma pidin haiglasse minema ja mu ema ütles seda mu isale ja mu isa oli nagu, aga miks ta ei söö siis? Nagu see oleks nii lihtne. See oli kindlasti, ma tooks veel välja näiteks, ma mõtlen, kas mul õed isegi üsna olid siuksed rahulikud, ma ütleks üldse, mu pere, isa siuke nii ja naa, muidu oli suht rahulik. Aga ma mäletan, mu sõbranna ütles niimoodi, et meil oli väike lahkeli ja siis ta kirjutas mulle haiglasse, et ma ei saa aru, miks kõik arvavad, et mul sinu pärast nagu kahju on või nagu, et sa nagu kuidagi üritad nii nagu targutada oma teadmistega ja see tegi mulle väga haiget, kuigi see ei käinud otseselt mu söömisääre kohta, aga see kuidagi nagu riivas mind. Et see tegi mulle võib-olla rohkem haiget, kui ta oleks lihtsalt öelnud, ma ei tea, et midagi muud. Ma arvan, et peamine, mis siit võib-olla välja tuua just nende lausete juures ongi see, et inimesed mõistaksid, et see ei ole eluvalik. Et see ei ole selline, et märkame ühel päeval üles, et ma nüüd tahan ennast näljutada, ma nüüd tahan oksendada 4-5 korda päevas. Et see on haigus. Ja seda tulebki võtta kui haigust. See on psühholoogiline haigus. See ei ole nii, et ma ärkan jälle üles, et nüüd ma olen terve. Nüüd ma otsustan, et ma olen terve. Ja ma saan teha otsuse, et ma enam nii ei taha elada, et ma tahan midagi muuta, aga see ei tähenda, et kohe päeva pealt kõik muutus. Et need laused kõik pigem on hävitavad minu arust, kui toetavad. Eks ole? Ja see on ka, et inimesed ülitihti vähem minul arvasid, et kui sa saad haiglas kõhu, sa oled terve. Nagu see paranemine käiks nii ruttu. Tegelikult ju, ma ei tea, söömisjärjest paranemine võtab aastaid, ma ei tea, mingi 7 aastat, 10, no oleneb inimesest. Oleneb ka kaua sa oled haige olnud reaalselt.
ja 3 kuud ja siis nad arvavad, et sa oled terve. Täpselt. Et okei, me räägime hiljem ka haiglast. Jah. Läheme selle juurde pärast. Nii, me rääkisime nendest lõhkuvatest lausetest, onju. Aga kui me vaatame nüüd jälle tagasi, olles nii targad, nagu me oleme täna, onju, kuidas me oleks tahtnud, et asjale lähenetakse? Ma arvan, selline võtmesõna on rahulikult. Mitte rünnates. Sa ei söö, hakka Täpselt. sööma. Kuidas sa ei saa? Mitte see. Mitte see, täpselt. Ma mäletan, kui mu sõbrannad pakkusid mulle, et kas sa tahad nagu, et ma söön koos sinuga. Et nagu, see ongi nagu nii toetav, kui sa ei pea üksinda sööma, kui su sõbrannad ütlevad sulle, et sul on söögiaeg, lähme sööme midagi. Et see on nagu nii toetav ja sa tunned, et sa oled hoitud, et kõik sellised. Ja. Ma nõustun Liisiga, see mul üks sõbranna ka sai alati koolis minuga, see tekitas tunde, et number 1, tema sööb ka, ma ei ole ainus inimene, kes sööb siin maailmas. Ja üldse see ongi, et sa tunned, et nagu keegi on sinuga, vaata, et keegi muretseb su pärast. Ja oota, mis see küsimus täpselt? Et kuidas sa oleks tahtnud, et lähenetakse asjale? Ma ütlen, mu ema läheneski nii, nagu ma oleks tahtnud. Ta oli rahulik. Ja erinevalt siis sinu olukorrast. Ja ta kuidagi, ma teadsin, et ta teab neid asju, nii et ta oli nagu pigem siuke kindel, et ta teadis, mida umbes teha tuleb, isegi kui ta ei teadnud. Siis ta et ta tekitas sinust selle kindluse. Jaa, et keegi teine nagu, okei, see on loomulik, et sul lähedased ka natukene ei tea, mida teha, see on uus olukord, see on väga loomulik. Aga mulle mõjus see mega rahustavalt, kui keegi nagu tundus, et ta on kindel, ta teab, mida teha, et lootust on või nagu just see mõjus hästi mulle. Võib-olla mainiks siin ka ära, et söömishairete puhul siis see nii-öelda see võltskindlustunne, mis ta annab meile. Eks, et söömishäirega on meil nagu kõige kindlam olla ja kõik, mis sellest söömishairest jääb väljapoole, on hästi ebaturvaline. Ja ma arvan, et see, kuidas su ema käitus, ta näitaski sulle sellega, et aga siin on ka turvaline. Et kui sa tuled natukene sellest söömishairest nüüd astud välja, et ka siin võib olla turvaline. Et see on nagu väga super tegelikult. Absoluutselt. Mida mina saan tuua mis mulle üldse nagu ei meeldinud, aga kuidas ma oleks tahtnud, et oleks lähenetud, on see, et kõik hakkas keerlema selle toidu ümber ja söömise ümber. Ehk siis, kas sa sööd normaalselt? Kui palju sa sööd? Kas sa oled täna söönud? Miks sa nii palju kõik nagu just see toit ja söömine. Eks? Aga kunagi ei küsitud, kuidas sul just, läheb. Täpselt, et mind võeti sealt välja, et tegu oli järsku ainult söömisega ja söömishäirega, aga mina selles Anna-Liisa, et mina oleks tahtnud, et keegi oleks lihtsalt tulnud, et kuidas sul läheb? Jaa, on ju. Et lihtsalt pane käsi õla peale ja küsi, et kuidas sul läheb. Jätame selle söömise korra kõrvale, et nii lihtne asi küsida, kuidas sul läheb, mitte nii, et tuled koolist koju, läks hästi, jah? Jah, uks kinni, minema. Et eriti noored, me saame aru, kui seal küsimusel on nagu mõte taga. Et sa võid küsida, kuidas sul läheb, kuidas sul tegelikult läheb. Üli võtme küsimus tegelikult, ja nii lihtne samas. Et see aitab jälle tuua seda turvatunnet, et ma saan rääkida endast, ma ei pea rääkima sellest söömises, ma saan natuke nagu ennast avada. Mulle meeldis üldse, me rääkisime grupiteraapias kunagi väljendist I'm fine. See ongi see, et kui küsib, kuidas läheb seda hästi, aga selle hästi all võib peituda nagu 100 mõtet. Kas mul läheb päriselt hästi, kas ma lihtsalt tahan, et nad ei teaks, kuidas mul läheb, kas mul läheb väga halvasti, aga mul kardan, et ma ei tea, nad pettuvad minust nagu see I'm fine, seal all võib olla mingi mitukümmend nii-öelda tähendust tegelikult, mida sa selle all mõtled. Absoluutselt. Nii, aga lähme siis selle huvitava osa juurde, mida on kindlasti kõige huvitavam kuulata. Kirjeldame siis oma tavapäeva haiguse ajal. Ma võin siis seekord alustada, sellepärast, et minu päev on kindlasti, ütleme, tavapäev selles mõttes erilisem, et ma tegelesin profispordiga ka. Et minu tavapäev või siis välja näha selline, et hommikul kell 8 oli trenn, kas ma siis sõin või ei söönud, vahel ei söönud, tegin trenni ära. Tulin koju, siis ma juba mängisin välismaal, tulin koju, vahel ma sõin, vahel ma ei söönud, tihti oli ka see, et ma näiteks 4-5 korda sõin ja oksendasin,
Läksin, ostsin kõike seda crap'i toitu, ehk siis mingid krõpsud ja jäätised ja saiakesed, nii-öelda need ei-toidud on ju see, need kategooriad, mis meil nagu tekivad, eks ole, need ei-kategooriad. Tol ajal ma ka veel suitsetasin. See oli ka mu selline tore sõltuvus. Üldjuhul söömishäirete puhul võib seal kõrval olla veel nagu mingeid sõltuvusi, et minu puhul see nii oli. Ja siis tuli teine trenn peale, vahel oli 3 trenni. Tuli teine trenn peale, tegin selle ära, jälle tahtejõud oli metsik, just sellepärast, et mitte näidata välja, et minuga ei ole kõik korras, on ju. Endal mingi südamerütmi häired olid mul tol ajal ja muu probleemid, aga ei, see järjekindlus. Ja siis õhtul samamoodi, kas ma siis sõin, ei söönud, vahel oksendasin jälle 4-5 korda. Ja niimoodi võis olla päevast päeva. Ja oli ka need perioodid muidugi, kus ma olin nii-öelda korralik, kus ma siis üritasin nagu normaalselt süüa, aga need jäid maksimum, mis ma suutsin olla, siis ma nimetasin seda nagu kainusperioodiks, on ilma oksendamata. Maksimum oli võib-olla 3 nädalat ja siis alati hakkas see hääl siin toksima ja siis sai lihtsalt see tung sai võitu. Mul ei olnud mitte mingit kontrolli. See ei ole selline asi, et ma panen sellele stopi. Ei, see lihtsalt sa lähed ja teed. Aga kas sa käisid muidu selle ajal tööl ka või kuidas sul sellega oli? Ma olingi professionaalne sportlane. See oligi mu töö. Trenn ja mängud olidki minu töö. See söömisjärg oleks päris hea töö. Absoluutselt. Said head palka, sain väga head palka ja põhimõtteliselt see raha kõik, mis ma sain, läks WC-potist alla. Nii lihtne see ongi seletada tegelikult. Et praeguseks ma võiks võib-olla siin 2 maja ehitada ja 3, ma ei tea, autot omada ja mis iganes on. Aga see on see, mis haigus tegi. Nii, kes tahab järgmisena minna? Tavapäev kõigepealt. Mul oli siis niimoodi, et kui ärkasin ülesse, kaanisin suure tassi vett alla, vahepeal oli veel faas, kus oli hästi palju chia-seemneid ja seda õunaäädikat ja sidrunit seal sees, sellepärast, et internet ütles, et see aitab sul 2 nädalaga võtta mingi X kilo alla, on ju. Kaanisin selle alla, siis tegin siukse kergete antlite kummilintidega, tegin mingi 10 minutit trenni. Siis käisin pesus, ütlesin vanematele, ma söön koolis putru sõpradega. Muidugi mõne aja pärast nad said aru, et ei söön ja siis koolis, tavakoolielu või siis söögivahetunnil siuke natukene huvitavaid vestluseid. Siis koju jälle mingi 10-15 minutit kerge trennikene. Seda sai kodus ise omal käel. Siis õppisin ära ja siis läksin nii-öelda päris trenni võrkpalli, mis oligi siis siuke 1,5 tundi, 2 tundi. Tegin selle ära, tulin koju. Kui oli veel midagi õppida, siis õppisin. Kui ei, siis magasin. Ja sest et reaalselt energiat ei ole, kui sa ei söö ja teed trenni ja õpid. Ja siis oligi enamasti oli see, et ma sõin ennem trenni või siis sõpradele ütlen, ma söön pärast trenni. Et jah, täpselt see valetamine. Et veel kord mainin ära, et meist said meistermanipulaatorid ja valetajad. Et kui ma suutsin tõesti 6-7 aastat valetada oma treeneritele ja näidata, et kõik on okei, siis see on võimalik. Et see on see, mida haigus teeb. Hästi tihti küsitakse, kuidas su vanemad ei märganud või kuidas sa said niimoodi? Sa oled valmis kõik tegema, praktiliselt seda varjata. Jah, siin ei ole, siis me läheme ekstreemsusteni, millest me räägime ka nüüd järgmisena, aga räägime tavapäevast. Ma ei tea, ma mõtlen ka äkki nagu koolipäeva nagu Liisis, sest et ma mõtlen tegelikult suurem osa 9 kuust, mis mul oli see allakäik, oli karantiin ja suvi, mis tõttu kooli tegelikult ei olnud. Ja üks see oli ka punkt võib-olla, miks mul hästi lihtne nii-öelda mitte alustada söömisjärjelt, aga nagu söömisjärjelt kujuneda, sa olid päev läbi kodus ju, sa olid karantiin, sa said ise kõik söögid ise teha, nagu said kõik arvutada ise, sa ei pidanud kuskil koolis sööma, mida iganes. See andis hoogu juurde, aga ma nüüd võtan enda päevarutiini ja siis oligi hommikul ärkasin üles, tegin need pesud, kõik asjad ära, üldjuhul hommikust ei söönud, ma ei söönud pigem hommikust, sellepärast, et mul vanemad olid juba tööle läinud tol hetkel, kedagi ei olnud kodus, miks ma peaksin sööma, kui ma üksi olen. Absoluutselt, keegi ei vaata ju. Ja, miks ma peaks. Ja siis ma läksin kooli.
koolis ma kohe saan aru, sain nüüd aru, et mul oli palju raskem tegelikult keskenduda. Mul oli raskem keskenduda, ma kogu aeg mõtlesin, et okei, et nüüd 2 tunni ja 49 minuti pärast ma pean sööma seda õuna, mis on, ma ei tea, 200 grammi. No, midagi sellist on ju. Sest kõik keerleb selle söömise ja keha ümber. Ja see, et mul oli juba nii ebamugav, mul oli nii külm kogu aeg, mul oli valus istuda, see oli ja siis oligi söögivahetund. Hiljem ma isegi hakkasin seal käima, istumas küll, aga ma tehniliselt läksin sööklasse, ma lihtsalt istusin, võib-olla siin leiba. Lõpuks oli nii suva, kui teised küsisid, sa ei tahagi või? Ma mul ei ole kõht tühi või mul ei matsi see frikadellisupp. Ma söön pärast kodus. Või ma just sõin. Ma just sõin, mul on patoone. Ja siis koolipäeva lõpuni ma ilmselt käisin kodus, mul oli kunstikool, ma kohe jooksin kunstikooli, väga hea põhjus, miks ma ei saanud süüa. Muidugi. Läksin kunstikooli, kestis ka mingi 1,5 tundi äkki või, ehk siis nii-öelda 2 õppetundi. Seal ma ilmselt ei söönud, on ju. Lõpuks läksin koju, kell võis olla mingi 7, kas ma olin söönud päeval väga palju ei olnud. Õhtul ma sõin lõpuks midagi. Üldjuhul, kui ma ema on kodus, ta tegi süüa, kas ma võtsin kas seda väga väikse portsu või ma olin nagu, et ma saan ise pärast, vaata, söön enda mingit puuvilju. Kui ema ei olnud kodus, oli asi palju lihtsam, saingi kohe võtta enda proteiini ja kurti ja seda süüa. Ja siis oligi, läksin magama ja nii iga päev. Nii, aga lähme siis ekstreemsemate näidete juurde. On sul midagi tuua? Mis sa täpsemalt mõtled? No, söömishäirete puhul. Oma ekstreemne mingisugune kogemus, mingi päev, kuhu sa jõudsid oma Võib-olla mõistusega? kõige haigem asi, mis tundub, ma ei tea, Mul esimesena tuli praegu meelde lihtsalt see, et ma mäletan, kui mul hakkas siis esimene langus tulema, siis mul tolleaegne treener oli üks esimesi, kes selle tähele pani, võrkpallitreener siis. Ja tema hakkas kõigepealt kogu aeg küsima, et kas sa ikka sööd, küsis teistelt, et kas Liis ikka nagu naerab, et kas ta sööb, et kas tal on kõik okei. Ja siis üks hetk ta palus mul, et ma saadaksin talle, teeksin 5 päeva oma õhtusöökides pilte ja siis saadaksin talle. Ja muidugi mina panen portsu, teen pilti, panen kas siis kõik või enamus tagasi ja siis 5 päeva pärast saatsin need pildid ära. Ja isegi nende portsude kohta ma mõtlesin, et ma tõstan nüüd normaalsed portsud, teen pilti ja ta ei hakka midagi kahtlustama. Ja juba nende portsude peale ta ütles, et Liisi, sa ei söö normaalselt. Et see on ajuvaba, kui nagu vähe sa sööd. Ja siis, Okei, aga mingid päevad, ma mõtlen seda, et just, et kas sa saad tuua mingi päeva või perioodi, kus sa tundsid ennast eriti vastikult või sa ei söönud üldse midagi, mingit eriti nagu ekstreemset, mida sa nagu tundsid, mida sa tahad jagada? Kas see võib ka haiglast olla? Jah, me räägime sellest eraldi, aga too siis näide. Elise esimene mälestus minust. Elis tuli haiglasse ja meil oli oode. Sina olid siis juba haiglas? Mina olin juba haiglas olnud mingi 2 nädalat või midagi sellist. 2 oli vist. Ja minul oli siis natuke suurem oode kui teistel ja mul tuli põhimõtteliselt paanikahoog. Ma nutsin diivani peal, terve osakond üritas mind nagu lohutada, sest et töötajad väga ei huvitanud. 7 tüdrukut oli diivani ümber, lihtsalt kõik ümber Liisin nagu. Mina mingi nutan, hingeldan, Elis on seal nagu kuhu ma sattusin? Ja, see oli küll nagu mingi, emme. See polnud veel kõige hullem näide isegi, mis seal esimesel päeval toimus. Jaa, see Elise esimene päev oli väga kaootiline. Aga see on haiglas, kui me räägime haiglast juba, võime seda mainida, see oli lihtsalt ikooniline. Okei, mida sina saad tuua? Mingisugune ekstreemne näide? Üks asi, mul tuli 3 kohe, aga... No vali nendest üks kõige ekstreemsem. Ma valin ühe. Mis on minu arust nii haige. Ma hoidsin suviti last, on ju. Ta oli 5-aastane poiss. Ja sel suvel, kus mul oli haigus nii-öelda väga elavnenud, hästi tugev. Tipphetkes. Ja tipphetkes. Ma hakkasin mingi hetk lugema selle poisi kaloreid. Nagu mitte see, et ma nagu kaalun ja annan talle, vaid nagu mingi, et ta sai seda kohukest, seal oli umbes nii palju. Nüüd ta võttis selle, ma ei tea, jogurti, ma umbes tean, palju seal on. Umbkaudu niimoodi arvutasin välja, kui palju ta sööb ja siis vaatasin, et mina ikka vähem sööksin 5-aastasest poisist. Ma olin siis mingi 14-15 teismäärne tüdruk ja ma pidin sööma vähem kui 5-aastane poiss. Mis on minu arust kõige... Ja seal tuli sul niimoodi automaatselt? Ja, mõtlesin, issand jumal, et aga vaata tema sööb, ma pean ikka temast vähem sööma.
nii Aga sa haige . mäletad, kus sul see nagu mõte tuli, et ma pean temast vähem sööma või see oligi sul juba lihtsalt nagu mingi hääleke peas, ma ei tea , pigem nagu hääleke peas , see ei tulnud mingitelt faktidelt või kuskilt mujalt . see kuidagi , ma ei tea , sisemiselt mina kuidagi . okei , mitte mina , mu söömise järel sisemiselt siis . okei , minu ekstreemsem näide jälle tänu siis sellele, et ma olin kauem haige Jaa. kui teie , on ka väga-väga ekstreemne . ma olin Küprosel mängisin ja sattusin täiesti teistel põhjustel haiglasse , sest et meil oli mingisugune viirus seal võistkonnas ja saadeti kontrolli . ma siis koos ühe teise tüdrukuga läksin , tehti vereproovid ja siis teine tüdruk saadeti koju ja siis tulid mingi kolm kitlis meest , tulid näost valged minu tulemustega , onju , et kõik numbrid , mis peaksid nagu üleval olema , on all . noh , ma olin täis haige siis . Jaa, ma jaa. olin juba mitu aastat olnud ja varjasin seda teiste eest . et kõik numbrid on väga-väga kehvad . okei , siis hakkas kohe peas tööle nii , mis ma ütlen , see käis siukene poole sekundiga ma suutsin asjad välja mõelda . et ma olen lihtsalt nagu väga palju trenni teinud ja noh , profisportlane on ju , et meil on väga pingeline aeg praegu ja valetasin seal suud silmad täis . ja siis nad jätsid mind ikkagi haiglasse , et ülevaatusele . ja ütlesid , et kuna see viirus praegu siin on , et siis paneme sulle kanüüli ka , et saad korralikult oma toitained kätte siin ja oled öö siin . okei , see selleks , sain siis olla öö haiglas , aga süüa oli vaja haiglas ju , ma ei saanud oksendada seal . ja anti , siis see oli see periood , kus ma olin juba mitu nädalat oksendanud , ma olin nagu selles , kuidas ma ütlen , tsüklis jah . tsüklis jah , Jaa. just nimelt , tsükkel on hea sõna selle jaoks . ja siis anti seal mingi , ma ei tea , nagu siuke haiglatoit , kanafilee , hästi kuiv , mingisugune väike tarretis , punane , ma mäletan seda , ja mingi väike kirsik oli seal onju . okei , aga noh , tavainimene Fancy. ütleb , mis see on siis ära süüa onju , aga minu jaoks ma nägin seda , kuidas ma seda ära söön onju . Jaa. okei , kanüül oli siin paremas käes täpselt , noh nüüd ma lähen natukene graafiliseks , parem käsi oli see , millega ma siis aitasin väljutada toitu , Jaa. eks vasakuga ma ei osanud , see oli kuidagi see minu käsi onju , mis oli välja kujunenud . mõtlesin , et okei , ma sõin selle asja ära ja kohe hakkas peas jooksma , ma pean välja oksendama see . ma olin jõudnud nagu oma buliimiaga sinnamaani , et toit minus oli nagu võõrkeha . ma söön ära ja ma tundsin , see ei kuulu minu kehasse . see on nagu see peab välja tulema lihtsalt . mõtlesin , et aga kuidas ma nagu kanüül on siin , kuidas ma teen seda liigutust , onju . ja mis ma siis tegin , ma võtsin selle kanüüli välja , käsi siia peale , tegin oma asja ära , tulin tagasi ja panin kanüüli sisse . oh my god . ja see on selles mõttes ekstreemne , et inimesed mõtlevad küll , et okei , aga see on valus ju , aga tol hetkel sa oled tuim , jaa . sa oled täiesti tuim , su noh , emotsioonid on need , millega minul oli probleem ja ma olin need emotsioonid nii ära tampinud ja minu ainuke mõte oli , kuidas ma selle toidu saan väljutada . ja ma tean inimesi , kes on olnud nõus varastama , valetama , võib-olla isegi tapma kedagi , et saada see toit endast välja , et see ongi ekstreemsuseni minek , sellepärast et sinu ainukene mõte siin maailmas on see , kuidas see toit välja endast saada , vahendeid valimata . aga kui sa ütlesid , et sa panid kanüüli tagasi , kas sa tabasid veeni ? Jah, mõtlen nagu, mul on okei. veenid jumala ilusti väljas Aa, selles mõttes ja okei. ma tegin seda mitu korda niimoodi , et ja ma vist sõin seal 2-3 korda lõpuks , 3 jah , iga kord ma võtsin selle välja , lõpuks mul oli see veen , mul oli see käsi täiesti nagu tume Mitu, onju. jaa. ja järgmine hommik siis arstid vaatasid , mis teinud , et nagu mis toimub onju . ja jälle , kuidas ma siis selle ära rääkisin , oli see , et ma magasin selle käe peal kuidagi siin niimoodi viltu ja ma ei mäleta midagi , ma nagu mainisin , et kuidagi mu see käsi oli siin all ja noh , sa saad nagu nii osavaks valetajaks , et Jaa. kui ma suudan siukse asja juba ära valetada , et siis mitte miski ei ole nagu võimatu . jaa . et see on minu kõige ekstreemsem näide , aga see on ainult üks , et neid on kindlasti veel , aga kuna meil on siin aeg natuke limiteeritud , Jaa, siis jääme selle ühe näite juurde praegu . aga jah , mis siit välja võtta , on see , et it's never enough jaa . ja sa leiad selle vahendi . kuidas endale haiget teha , et see on ka üks haiguse , ütleme , eesmärke ju lükatagi sind isolatsiooni ja teha sulle võimalikult palju haiget , aga see haiget tegemine muutub ühel hetkel sinu mugavustsooniks ja see on see kõik , mis sa tead ja see on normaalne , see on normaalsus , okei . nii , ja see on see , millal sa mõtled 24/7 . absoluutselt , mitte midagi muud ei eksisteeri ja sinu reaalsustaju ja Null. Lännu .
sa ei saa aru, et oh my god, ma praegu tapan oma keha. Täpselt. See, et ma võtsin selle, ma lihtsalt vaatasin, veri, hops, lasin peale, onju. Et sul puudub igasugune kontakt oma kehaga. Selles ongi asi. Et ja ühel hetkel sa üritadki leida mingeid võimalusi, kuidas midagi tunda. Nagu sest sa oled nii ära tampinud need emotsioonid lihtsalt. Okei, kuna küsimused kadusid ära, siis ma üritan peast. Et okei, kui me juba haiglast rääkisime, räägime siis haiglast. Ma teen hästi kiirelt oma haiglaloo ära ja siis te saate edasi minna, aga proovime ka siis hoida selle lühida. Mina ei ole olnud, mul on väga negatiivne kogemus Tartu söömishäirete kliinikuga. Sealt ma abi ei saanud, ma päris haiglas ei olnud, aga ma selle pikemalt ei peatuks. Igal juhul sealt ma abi ei saanud. Aga ma sattusin Pärnus 2010, sattusin psühhiaatri kliinikusse. See oli paar kuud peale isa surma, kus ma siis olin täiesti käpuli maas, ütlesin oma õele, et ma ei tea, mis sa nüüd teed, aga ma enam nii ei taha elada. Ja võttis mu põhimõtteliselt kaasa, viis mu kliinikusse ja sinna ma kuuks ajaks jäin. Ja minu haigla kogemus on selline, et kuna minu puhul oli tegu sportlasega, siis minu ainuke eesmärk oli see enam-vähem ma teadsin 6 aega ma seal olen, võita see 6 aega. Ehk siis olla tubli. Süüa korralikult, võtta oma tablette korralikult, rääkida arstile seda, mis ta kuulda tahab, sellepärast, et selleks hetkeks me oleme juba nii targad, et me juba teame, mis arstid kuulda tahavad, on ju. Ja ega tegelikult sellest suur kasu ei olnud, sest ma hakkasin salaja seal jõusaalis käima ja salaja jooksmas käima ja noh, lihtsalt mul oli see eesmärk, et mul on vaja võita, näidata, et ma saan hakkama see 6 aega. Ja 3 päeva peale seda, kui ma sealt haiglast välja sain, siis läks kõik läks samamoodi edasi, kui mitte isegi hullemalt. Nii et see on minu ainuke haigla kogemus. Nii, läheme edasi. Mina täpselt ei mäleta, kui palju ma olen haiglas olnud, ma olen paar korda haiglas olnud. Ja räägime siis, mis haiglas sa olid? No, laste vaimse tervise keskuses. Jah, Tallinnas. Ja oota, mis küsimus? Haigla, räägi lihtsalt haigla kogemusest, võib-olla lühidalt. Ma ütleksin, et haigla ei ole see koht, mis sind terveks ravib, aga haigla on see koht, mis aitab sind nagu su teekonnale tagasi. Just. Ja ma ütleksin, et rohkem tuge sa saad nagu teistelt patsientidelt, kes nagu tahavad terveks saada, kui arstidelt ja õdadelt tegelikult. Sellepärast, et seal on ka, töötajad nad pingutavad, aga nad tihti ei teadvusta endale, kus osakonnas nad näiteks on. Et meil oli, ma just sulle üks päev rääkisin seda. Too mulle see näide, ma tahtsin paluda, et too mulle palun see näide, sellepärast, et see on üks väga ehe näide, kuidas me lauseta või sõnadega saame nagu teha niimoodi. Meil oli siis hommikusöök, sõime oma putruvõikut, ma ei mäleta, kas meil oli tee või kakao, midagi sellist meil see tavaliselt oli. Ja siis üks vana patsient, või mitte vana patsient, vaid patsient, kes oli just hiljuti meie osakonnast välja saanud, oli siis ukse taga, et arsti vastuvõtule minna. Ja üks töötaja tuli osakonda sisse, ütles, oi, te ei tea, keda ma nägin teda, ta on nii palju alla võtnud, issand, kui tubli ta on. Ma mõtlesin, tal oli söömishäire. Ja sa ütled sellist asja, söömishäiret osakonnas, kui me üritame hommikust süüa ilma paanika hoota nagu. Ma ei tea. Ma räägiks enda päevast, kui ma tulin esimest kord haiglas. Seda niimoodi otseselt ei puuduta söömishäiret, aga ma arvan, et see on hea. See oli üks kaootiline päev. Üldjuhul disclaimer, et tavaliselt haiglapäevad on väga igavad ja juht otseselt midagi nagu. See lihtsalt vahid seina. See hea näide, et kuulajatele ka, et see kaootilisus ongi tegelikult see, mis käib söömishäirete juurde. Et see, kui sa näed oma lähedast mingi täielikus kaoses täiesti väljas sellest, kes ta tegelikult on, see ongi nagu, okei, ütleme. See võibki juhtuda. Palun. Mina lähen siis, tulen osakonna sisse, istun enda siis palatisse, juhatatakse sinna, vaatatakse asjad läbi, istun rahulikult, teen veits tutvust tüdrukutega, tüdrukud tulid vist ise minu juurde ja küsisid, üks olin mina. Ja hästi kokkuhoidu seltskond oli tegelikult tol ajal. Ja siis meil oli üks tüdruk, kes on siis bipolaarse häirega, nüüd vist ka piirialane, ühesõnaga siuke veits kaootiline. Ja minu esimene kohtumine oli niimoodi, et ta karjus, ta rebis oma õpiku pooleks, ta jõi koaše, vesivärve
karjus, et mina hüppan rongi alla. Ma olin seal, istusin voodi peal, ma vaatasin, ma olin nagu, mõttes olin, appi, kuhu ma sattusin. Ja siis meie samal ajal üritame Elist rahustada, et see ei ole iga päev, see ei ole selline kogu aeg. Samal ajal üritame seda teist tüdrukut rahustada, et nagu kõik on korras. Et jah. Ja ise naerame ka selle tüdrukuga, et nagu meie kohtumine oli väga selline huvitav ja eluks saaks meelde. Mhm. Aga kui te saate välja tuua, kuna te mõlemad olite seal lastehaiglas, onju, et kas te saate välja tuua midagi sellest ajast, mis teid võib-olla täna toetab? Oli seal midagi sellist, mis te võtsite kaasa? Ma Endaga. võin lugeda seda toetavaks. Ma just hakkasin mõtlema täna rongis, et üks asi, miks ma arvan, me Liisiga nii lähedaseks saime või üldse, et me nagu edasi suhtleme, oli see, et tegelikult kui meie haiglas olime 3 kuud, siis oli koroona ja meie vanemad ei saanud meid külastada, mitte keegi, me ei näinud 3 kuud oma vanemaid. Mistõttu ma hakkasin mõtlema tagantjärele, et sellepärast me ilmselt saimegi lähedaseks, sest meil ei olnud lihtsalt vanemaid, kellega, ma ei tea, sõbrannasid, kellega iga päev kokku saada. Meie olimegi üksteise jaoks tegelikult olemas. Jah, kõnes olid ka, aga see ei ole see sama. Ja oligi, et sa olid nendega nagu pere, nagu sõbranna ja me olimegi sellepärast hästi lähedaseks saimegi. See on nagu võib-olla üks mõnes mõttes abi. Mina ütleks ka, et haiglast, mis ma kaasa sain, kõige toetavam asi ongi nagu need omavanused tutvused. Sellepärast, et ja see, kui sa näed, et keegi, kes siis nagu võitleb samasuguse asjaga, et ta nagu päriselt võitleb, ta tahab paremaks saada, see annab sulle endale ka motivatsiooni nii palju juurde, et nagu Ja, see on kindlasti. Okei. Kui me võtame nüüd kogu selle jutu kokku, mis me siin täna oleme rääkinud, jälle täna targemana, mis oleks see kõige toetavam abi teile olnud või mida me oskame soovitada, ütleme. Võtame kõigepealt, et mida lähedased saaksid teha sel hetkel, kui juba need esimesed märgid on või on juba edasi arenenud, et mis oleks see kõige toetavam lähenemine, mida nad saaksid teha? Minu võtmesõna on rahu. Rääkige rahulikult, proovige mitte tülitseda. Kui sa nagu näed juba väikeseid märke, siis mina ütleks, et ära mõtle sellele, et me saame sellega hakkama, vaid esimese asjana kohe professionaali juurde, sest et esiteks järjekorrad on tänapäeval nii pikad, see on nagu... Ja, sa võidki enne ära surra reaalselt, sest järjekord on pikad. Ja teiseks nagu enamasti sul on siiski nagu esimene kord oletame, ongi, et su laps, sa näed, et tal on siis mingi söömishäire hakkab kujunema või on kujunenud, see on enamasti sul esimene kord ja sa ei tea ise ju, mida teha. Siis, ja see on okei. Ja see on täiesti okei. Ma tahan seda öelda vanematele eriti, et see on okei, kui ka teil tekib paanika, hirm, ärevus, sellepärast, et minu lapsega on ju kõik okei. Ma olen kasvatanud teda hästi, ta on ju peaks olema õnnelik, on ju. Tal on kodu, tal on kõik okei. See on okei, kui te tunnete niimoodi. Aga te ei ole oma lapse sees. Eks te ei ole 24 tundi oma noorega koos ja seal aitabki nagu see, et lihtsalt suhtlemine, kuidas sul läheb. Ma ütleks seda, et mitte keegi tegelikult maailmas ei pruugi 100% nagu mõista seda haigust, ka need inimesed, kelle see on endal olnud. Ükskõik kui palju sa üritaks, sa võid 99% mõista, aga sa mitte kunagi ei mõista 100%. Just. Ja see on okei. Aga lihtsalt võib-olla, mis välja võtta, mida mõista, on see, et tegu on haigusega. Ja okei, mina tegin selle otsuse, et ma pusin üksi. Kui ma praegu vaatan tagasi, ilmselgelt mu lugu oleks võinud olla hoopis teistsugune, palju lühem, kui ma oleks otsustanud võtta selle tee, et ma hakkan nendega varem tegelema või ma võtan professionaali endale kõrvale. Samas ma ei oleks täna selle kogemusega, kes ma olen. Aga täiesti nõus, et üksi sellega hakkama ei saa. Mina ise mõtlesin ka kohe sama asja peale, et ole olemas, nagu see usalduslik suhe üleüldse. Ka enne seda, kui sul söömisele tekib, on ju. Et see nagu vanemal on usalduslik suhe, et ma julgen talle seda rääkida, et kuule, et mul on mingid sellised mõtted peas. Et kui võib-olla minul oleks see julgus olnud kohe rääkida kas oma sõbranale, ma ei tea, tädile, ükskõik kellele,
siis nagu võib-olla ei oleks asjad nii kaugele läinud. Et ma siit korra arendaks võib-olla edasi just sinu mõtet, et see usalduse teema, et lähedased ja eriti lapsevanemad proovige olla oma lapsele olemas algusest peale. Jah, Et see laps saab tulla teie juurde väikeste asjadega juba. täpselt. Sest kui ta ei saa tulla väikeste asjadega, siis unustage ära, et ta ei tule teie juurde nende suurte teemadega. Täpselt nii, nagu minuga juhtus ka. Jah, Et minul vanematega ei olnud sellist suhet, ma ei saanud kõigest rääkida ja lõpuks ma valisingi selle tee, et ma hakkasin valetama, manipuleerima, ma ei osanud reguleerida oma emotsioone. Ja siis me lõpetasimegi seal, kus me lõpetasime, et need põhjused, nendest te saate kuulda esimeses osas, et siis tundub see nagu tänane teema võib-olla isegi Terviklikum. loogilisem, Jaa. terviklikum. Just. Kas on veel midagi, mida te soovite edasi anda või kanda tänasest teemast vaatajateni, kuulajateni? võib-olla üks asi, et ärge kindlasti kunagi võrrelge enda haigust kellegi teise omaga selles mõttes, et noh, hästi tihti võib tekkida pähe selline mõte, et aga tal on ju hullem, et minul ei ole üldse nii hull. Et iga haigus on erinev ja näiteks see ei ole üldse kinni ainult kaalus. Vaat ei ole, võib-olla sa ei ole kunagi alakaalus olnud. Suva, sul võib olla sama ohtlik seisund, kui ma ei tea, ükskõik kellelgi teisel, kes on alakaalus olnud nagu. Siit hästi huvitav mõte, ma mäletan seda, kui ma olin vist juba 10 aastat olnud haige ja ma lugesin ja vaatasin YouTube'ist printsess Diana kohta, kellel oli ka bulimia. Ja seal oligi, et ta ütles välja, et mul on 15 aastat olnud bulimia ja minu mõte, mis tekkis, ma olin 10 aastat olnud, ta on kauem olnud, siis on okei. Ta on ka okei. Ta on jumala okei. Mul on 10 aastat, mul aega küll veel. Ja see andis nagu selle rahulolu, et ma ei pea selle probleemiga tegelema. Kui printsess Diana suudab olla 15 aastat, praegu ma saan naerda selle üle. Tegelikult see ei ole naljakas. Aga jah, see on jälle see haigus, mida see meie mõistusega teeb, et see kaotab selle reaalsustaju ära ja palun ärge alahinnake seda haigust. See on kõige suurem viga, mis te saate teha. Et see, et me praegu siin istume, naeratame ja oleme sirge seljaga, on ju. Olen. Ma ei taha pärast näha. Et see on tulnud ikkagi läbi meie väga valusate kogemuste ja üks põhjus, miks me ju praegu siin oleme, räägime sellest, et teistel võib-olla natukene kergem see kogemus oleks ja just seda teadlikkust tõsta. Et mida rohkem me sellest räägime, teadlikumaks muutume, seda vähemaks muutub ka see hirm selle haiguse ees. Ma arvan seda. Kui sa hakkasid nendest aastastest rääkima, siis mul tuli meelde, kas me peaks ära mainima, et me ei oska matemaatikat või? Jah. Esimeses osas me arvutasime väga valesti ja tahtsime siis öelda oma aastaid, nagu et kaua me haiged olime, et mina olin 14 aastat. Mina ütlesin 8, sest et ma isegi ei tea. Ma olin seal 16 või? Mu aju tegi väikse errori. Tegelikult 10 on hetkel ja ma tunnen, et ma siiamaani veel paranen, aga ma olen väga palju paremas kohas. Üks viimane küsimus tegelikult kõige olulisem. Kõige olulisem küsimus, mida tavaliselt minu käest küsitakse alati. Kas me oleme täna terved? Ma siis vastan esimesena, siis saate oma võtta. Mina vastan alati sellele niimoodi ei ja ja. Sellepärast, et minu jaoks on see eluaegne rännak kuni elu lõpuni. Ja teiseks ma tean, mis on elu, ma ei tea, mis on elu 100% tervena. Sest juba ennem seda, kui mul haigus hakkas, siis tegelikult need põhjused olid juba seal ju ammu, eks. Aga ma ütlen, et ma olen täna tervem, kui ma kunagi varem olen olnud. Sest see on olnud ikka väga pikk rännak, füüsiline rännak, vaimne rännak, spirituaalne, you name it. Et täna ma olen endaga, ütleme, väga heas kohas, aga see ei tähenda, et need triggerid kuskile ju kaoks, mis on võib-olla jälle vaja ära mainida, mis on meie 3 puhul muutunud, on see, kuidas me asjadele reageerime. Nii. Nagu ma just ütlesin, siis ma ikka veel võitlen ja ma suht usun, et see ongi nagu eluaegne rännak, aga ongi siis, et võrreldes 3 aastat tagasi, 2 aastat tagasi, kas või 1 aasta tagasi, ma olen väga palju paremas kohas juba. Absoluutselt. Ja ma ei oleks kunagi uskunud, et ma olen sellises kohas, nagu ma praegu olen. Ja ma saan kaasa rääkida, sest ma Liisit olen treeninud 3 aastat äkki just või? Ja midagi sellist. Et ma olen näinud neid väga suuri auke
ja ma nägin ka seda, kus ta hakkas tulema naeratades juba sirgema seljaga, rääkis mu kõrvad peast ära, aga ennem seda oli nii, et ma pidin tal tirima mingeid asju välja, et lihtsalt mingi kontakti nagu saada temaga. Nüüd on see, et jah, jätame selle sinna paika. Ühesõnaga, ma võin väita sama, et see inimene, kes täna siin mu kõrval on võrreldes 3 aastaga, on käinud läbi meeletu rännaku ja see on olnud imeline rännak seda kõrvalt näha. Ma mäletan, kui ma olin haiglas, kui ma juba olin sinu treenitav siis üks õhtu, kui me saime telefonid kätte, haiglas oli telefoni aeg, et terve päev ei olnud telefoni käes, siis ma vaatan, Anna-Liisa on saatnud 25 minutit voice message'id. Ja siis ma istusin seal voodis, kuulasin neid, üritan meelde jätta, mis selles 3. oli. Ja võib-olla mainiks siis selle siin ära, et kuigi me alustasime jõusaaliga 3 aastat tagasi, aga meil olid seal oma sellised kokkulepped ja reeglid, on ju, et mina personaaltreenerina, mul on oma kindlad reeglid, kuidas ma töötan sel juhul, ma oskan, mul on need teadmised, aga taaskord ka treeneritele siinkohal südamele panna, et kui teil neid teadmisi ei ole, kui te natukene ei uuri neid asju, siis tuleb teile näiteks anoreksiaga tüdruk, on ju, ja te võite selle asja palju hullemaks teha, selle karusselli veel kiiremini käima panna. Et mainiks selle ära. Okei, nüüd me jälle läksime kuskile. Nii. Ja kindlasti ma ütlen, ma olen terve. Mõni päev on halvem, mõni päev on parem. Mõtted on olemas, aga ma oskan, nagu sa ütlesin, ma oskan reageerida. Ma oskan mõnes mõttes nad on olemas, aga ma nagu ei kuula neid või nagu, võib-olla mul on tunne üks päev, et pekki tahaks alla võtta, aga ma ei tee seda, sest et mul on juba nii suur progress olnud, et mul tunneks, et ma ei taha nii kergelt alla anda, kui mul nii pikk tee juba käidud on. Nagu palju lihtsam on edasi siit liikuda. Ja jah, ma olen ka samamoodi palju paremas kohas, kui ma ei oleks paremas kohas, ma ilmselt ei räägiks. Ma olen iseseisvam, suudan ise otsuseid vastu võtta, ma kuidagi suudan nendega toime tulla. Ma oskan nagu nendega elada niimoodi, et mul on täisväärtuslik elu. Nüüd me puudutasime juba tegelikult seda 3. teemat, eks, et kui me väike sneak peek. Täna rääkisime rohkem siis haigusaegsest elu, siis 3. osas me räägime, kus me täna iseendaga oleme, on ju. Mis me teeme, mis meid aitab, millest võib-olla natukene eemal hoiame, kõik see elu siis, mis tuleb peale haigust. Et kui teil tekkis antud osa kohta küsimusi, võite meil otse kirjutada, me oleme kõik Instagramis leitavad, lisan meie nimed sinna ka, et leiate meid ilusti ülesse või siis kommentaaridesse. Aga aitäh teile selle väga ausa ja alasti jagamise eest veel kord. Ja mainiks ära, et täna me oleme sellises imeliselt ägedas professionaalses stuudios robo.ee. Soovitame kõigile. Hästi mõnus energia on siin. Mina tundsin ennast isegi mugavamalt kui kodus tehes eelmine kord. Ja kui mul on kõrval 2 nii ägedat inimest, siis ongi äge teha koos asja, kes teevad asju ühise eesmärgi nimel. Nii et aitäh ja aitäh robo.ee ja kohtumiseni järgmises osas. Musid kallid õhupallid. Tšau!